Habibi. Abrasse pered. Tegelikult on niimoodi, et selline keel on tegelikult nagu suht okei, sellepärast, et nemad ei saa meist nagunii aru, veel vähem saame meie nendest aru. Tõenäoliselt see on suht võrdne level. Aga muus osas panime uued rattad alla, keegi on need siia valmis teinud. Me panime alla ära ilma, et auto omanik ja tuld oleks ja me ei hakanud veel üldse rääkimagi, mida me teeme, sest et ma ei ole nõus rehve puruks sõitma teist korda. Ja meil on vaja ikkagi võita ja võidu jaoks me paneme alles lõpuks need imelikud kaunad alla, mis need veteraalid, kui meil on, kui on suurt vanad rehvid 2021 aasta omad. Selles muidugi tema süüdi ei ole. Aga muus osas on niimoodi, et kui ma siin keema ei lähe, käigud ja pidurid alles jäävad, siis tegelikult on ju masin muidu hea. Nii et ootame siin nüüd 5 tundi enne, kui me saame sõitma hakata. Mida me selle 5 tunnisest teha saame, pole õrna aimugi. Kui eelnevad päevad me oleme olnud nagu kuningakassid siin, catering, supersöök. Täna on meil reaalselt banaanikollane burger, mingid külmunud friikad ja nii ongi. See on meie lõunasöök. Mis kell on? 3-4. Lõuna. Peale 4 tunnist ootamist saime teha siis trackwalki. See tähendab seda, et saime kõndida läbi raja ja näha, millised elemendid kus kohas ikka veel asuvad ja millised need välja näevad. Järgmiseks sõitjate paraad ja me paneme ennast valmis selleks nüüd. Eestis on nagu ainult ennegi paugud mõnel autol hullud on. Siin on kohutavalt hullud. Internet on ka nii aeglane, et ma proovin praegu siin rahvale laivi linki panna enda Facebooki lehele.
Täitsa vutsis mu kõrvad ei peal. اهلا وسهلا بكل الجماهير. Rääkisid mulle? Teate, meil on mitu probleemi, tegelikult ikka veel see kenekas on päris sitt. Ja siis tegelikult on niimoodi, et me mõtlesime, et täna oleks nüüd selle korda teha, aga reedene päev pidi olema siin maal püha, nii et no work today. See tähendab seda, et eks neid juppe oleks saada, kui sul on väga õiged tuttavad. Aga meie autoomanik on Jordaaniast, nii et temalt siin ka liiga palju tuttavaid ei ole. Ja nad nagu arvavad, et see ei ole keneka viga, sest et laadimine on ju olemas ja pöörde peal väidetavalt tuleb, kuigi mina ei tule, see ei ole normaalne, mis toimub. Et järgmine kord ma küsin, et kui ma peaks siia sattuma, siis ma küsin, mis tükid auto küljes on. Ja võtan need ise kaasa, sest et on selle M50 keneka, mis siia pandud, ma oleksin kotti panna endale. Päris tegelikult halb. Aga mis teha? Nii see on. Peab sõitma. عالم تراب لعوبيدة لينطلق على المسار. عوبيدة نحن بالانتظار.
مو سهل أبو غايدة مو سهل من استونيا حضر إلى هنا علامة الأرينا 2 لينافس أبو غايدة kohutav asi, käiguteel lülitu lihtsalt, no käike ei saa ja nii ei olegi võimalik nagu hästi sõita, see on väga halb. It doesn't matter, we are not winning, you know. But we have the good. We make, yeah, it's true. No, I know. Okay. Thank you. Kolmas kord teen sedasama klippi teile. See tähendab siis seda, et ühe korra mähkisin video pildi ära, teise korra lihtsalt ei salvestanud, rääkisin selle loo ära. Kolmas kord ma loodan, et tuleb välja. Igal juhul ma tahan väga tänada Red Bulli, nii Red Bull Eestit kui Red Bull Omaani ja kõiki, kes selle üritusega tegelesid, sest et päriselt see üritus oli mega. Siinkohal ma tahaks muidugi tänada ka oma auto omanikku, kes ikkagi usaldas selle auto meie kätte, mis sest, et seal oli meie jaoks palju probleeme. Ilmselgelt see tekistas meis ikkagi frustratsiooni, ma arvan, et me ei olnud selle asjaga rahul. Aga teistpidi on nii, et saime targemaks, kuidas autosi rentida, mida enne teha, mida ennetada ja kuidas selleks järgmine kord valmistuda. Kas järgmine kord meie muidugi Red Bulli Carpark Driftil üldse saame. See sõltub sellest, et kuidas Red Bull oma üritusi korraldab ja see juhtub ainult iga 2 aasta tagant. Ehk siis kui Eesti üldse sinna Red Bull Carpark Drifti hulka valitakse, siis selleks peab võitma, et nii kaugele jõuda, nagu me jõudsime. Nii et ma väga tänan Red Bulli ja ka auto omanikku selle usalduse eest. Aga sellega meie video tegelikult lõpebki ära täna. Oota igal juhul part 3, sest et seal me hakkame tegelema Omaani autokultuuriga, mis on tegelikult nagu omaette klass ja seda tasub oodata. Ma loodan, et umbes nädala jooksul tuleb see video ka välja.